Täna räägiti siin Riigikogus vaesusest ja sellest, et Eesti inimesed on järjest vaesemaks minevas. No pigem on see opositsiooni väide. Peaminister läks kõnetooli ja ütles, et tegelikult läheb Eesti inimeste jaoks praegu kõik järjest paremaks. Eestis statistika näitajate järgi vaesus on vähenemas. Selle põhjus on alampalga kiire tõus ja pensioni kiire kasv, et kõige suurem vaesusriskis grupp on 65+ ehk pensionärid ja pensionite kasv on olnud korralik ja jätkub samamoodi. Riigikogu saalis oligi täna arutamisel Isamaa erakonna esitatud arupärimine, et kuigi dokumentides on ametlikult võetud eesmärk, et vaesus on kaotatud ja tagatud väärikas ja hea elukvaliteet kõigile, siis tegelikkus olevat teistsugune paljude näitajate järgi. Neid näitajaid on 26 sellel aastal, need on nimetatud maksufestival. 26 eri liiki maksu tõusevad ja neid muudetakse Eesti rahva kahjuks. Et võetakse 1 miljard eurot maksumaksja taskust riigieelarvesse, kus juures ei ole täpselt teada, kuhu see raha täpselt ka suunatakse. Mis maksutõusudest opositsioon räägib, imestab peaminister. Kui me tõstame tulumaksu vaba miinimumi järsult 700 euroni ehk kaotame selle sama Isamaa, Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide maksuküüru, siis just nendel, kellel sissetulekud on väiksemad ja kelle sissetulekud on keskmised, on see võit suurem. Keskmise palga saajatel see tähendab umbes 1500 eurot rohkem raha kätte. Järgmiseks aastaks vähendab maksukoormus nii palju, et 500 miljonit eurot umbes jääb rohkem inimestele kätte rahva majandusse, nii et maksukoormus väheneb, mitte ei kasva. Peaminister jäi siiski enda arvamuse juurde, et maksud langevad ning inimeste elu pidi tegema paremaks ka majanduskasv. Viimatise statistika järgi küll selle aasta algul majandus langes võrreldes aasta lõpuga, aga sisuliselt oli see majanduskasv, ütleb Michal. Statistika majanduskasvu puhul näitas nullilähedast tulemust ehk -0,3 ja seda sellel põhjusel, et meil oli soe talv, soe kevad, et me kõik maksime vähem energia ja kütte eest. Meile inimestena positiivne, statistika arvestuses vilets lugu. Nüüd, mis puudutab inimeste toimetulekut, siis pensionite kasv, alampalga kasv ja tulumaksu vaba miinimumi kasv jätab inimestele rohkem raha kätte, mitte vastupidi. Vaesuse levikud näevad Eestis ka sotsiaaldemokraadid, kelle arvates vähendaks vaesus see, kui neilt, kelle rohkem raha ja vara, see ära võtta. Me räägime 10% kõige rikkamate inimeste suurema maksustamine. See tegelikult tähendab seda, et teistel inimestel on rohkem võimalusi nii-öelda oma elustandardites järgi jõuda ja olla ka majanduse mõttes nagu paremad. Et kui me peame kõik aru saama, et raha on teatud hulk siin ühiskonnas, kui ta on väga väheste käes, siis tähendab, et enamusel ei ole seda. Kuna koalitsioonileppe on värske ning võimuerakonnad ei plaani seda enam avada, siis erinevatest arusaamadest hoolimata on maksud koos oma tõusude ja langustega vähemalt 2027. aastani paika pandud.